Paljud inimesed arvavad, et neid hoiab tagasi laiskus või julguse puudus või distsipliini nappus. Ka väga tihti ei ole asi selles. Väga tihti hoiab inimest kinni hoopis häbi. Häbi sellepärast, et ta ei ole veel seal, kus ta enda arvates peaks olema. Ja häbi sellepärast, mida teised võivad arvata, kui ta päriselt nähtavaks muutub. Häbi teeb meiega midagi väga salakavalat. See ei pane meid lihtsalt halvasti tundma, see paneb meid varjama oma seisu, oma ebaõnnestumisi ja oma algust. Ja mõnikord isegi varjama seda, mida ta päriselt tahaks proovida. Ja see võib muutuda probleemiks, sest kui sa varjad, siis sa ei küsi abi. Sa ei katseta, sa ei alusta ja siis tundubki kõrvalt vaadates, et inimene lihtsalt ei tee midagi. Aga tegelikult ta ei seisa paigal teadmiste puudumise pärast, vaid sellepärast, et ta ei taha olla nähtav selles kohas, kus ta praegu on. Sellepärast võib häbi panna inimese elama väiksemat elu, kui ta tegelikult suudaks. Mitte tihti sellepärast, et ta ei oleks võimeline, vaid sellepärast, et ta väldib olukordi, kus see puudulikkuse tunne võiks välja tulla. Mõni inimene ei küsi abi, sest ta häbeneb. Mõni ei alusta uut asja, sest häbeneb olla algaja. Mõni ei lahku valest elus, sest häbeneb tunnistada, et on liiga kaua vales kohas olnud. Aga mida rohkem sa midagi varjad, seda rohkem see sind kinni hoiab. Ja ausalt öeldes, suur osa keskkonnas, kus me täna oleme, ei tee seda lihtsamaks. Sotsiaalmeedia näitab sulle valmis inimesi, valmis tulemusi, valmis elusid, aga peaaegu mitte kunagi algust. Ja see võimendab häbitunnet. Sul tekib tunne, et sa peaksid juba olema seal, kuigi sa alles alustad. Üks mõtteharjutus. Küsi endalt ausalt. Millises oma elu osas ma olen paigal, mitte sellepärast, et ma ei oska, vaid sellepärast, et ma häbenen.